Vingugaasiandurid on praegu asi, mis on väga teemas ja sellest tulenevalt siis vaatamegi üle 4 erinevat andurit, mis on hetkel väga populaarsed. Meil on olemas 3 eraldiseisvat andurit ja 1 integreeritav andur. Alustaks sellest, et kuidas üldse mõõdetakse vingugaasi. Vingugaasi mõõdetakse miljondikosades, mis inglise keeles tähendab parts per million ehk mille lühend on ppm. CO andurid tuvastavad neid õhus olevaid miljondikosakesi ja kui neid osakesi tekib liiga palju, siis andurid hakkavad häiret edastama. Päästeamet on loonud kodulehe nimega vingugaas.ee ja siit leiame infot selle kohta, kuidas mõjutavad erinevad kontsentratsioonitasemed siis inimese tervist. Nagu näha, siis vingugaasi mõju inimese tervisele on väga astmeline ehk mida rohkem on õhus vingugaasi, seda kahjulikum on ka ta meie tervisele. Ja täpselt samamoodi töötavad ka kõik CO andurid. Mida rohkem on õhus vingugaasi, seda, kuidas öelda, intensiivsemalt või siis tähelepanu äratavamalt hakkavad need andurid meile häiret edastama. Ehk näiteks, kui vingugaasi tase õhus on üle keskmise, siis enamus andurid annavad lihtsalt mingi tulukesega märku. Aga kui see tase tõuseb juba ohtlikult kõrgele, siis annab ka kindlasti heliga märku. Need häiretasemed erinevad siis vähesel määral olenevalt tootjast, nii et kui sa saad endale oma CO anduri, siis kindlasti vaata kasutusjuhendist täpsemalt järgi. Nüüd paigaldamisest rääkides, siis üks mõistlikumaid kohti oleks paigaldada enda CO anduri siis magamistuppa ja kui tarvis, siis ka elutuppa või kööki. Täpsemalt paigaldamise kohta soovitan sul uurida vingugaas.ee kodulehelt ja selle link on ka siin all video kirjelduses olemas. Samuti on iga anduri kasutusjuhendis ka väga head soovitused paigaldamiseks. Aga vaatame üle, mis meil siin täpsemalt on. Meil on olemas 3 eraldiseisvat andurit ja 1 integreeritav andur. Nii Xsense anduril kui ka EI Electronicsi anduril on olemas ka LED monitor, mille kaudu saad jälgida vingugaasi taset reaalajas. Siin on Eldase poolt Fumerex, mis ei ole ainult vingugaasi andur, vaid ka suitsuandur ehk tegu on 2-1 anduriga. Hinnaklassist rääkides siis Fumerexi taolist 2-1 andurite eest pealt tõenäoliselt välja käima üle 100 euro, küll aga enamus vingugaasi andurid jäävad sinna 30–50 euro kanti. Aga ma lükkan need natuke eemale. Esimesena võtame ette Fumerexi anduri. Nagu juba mainitud sai, siis sellel on olemas LED-ekraan, et reaalajas jälgida vingugaasi taset. Seadmega tuleb kaasa siis ka 4 AA patareid. Selle seadme paigaldamine on ülimalt lihtne, ainuke asi, mida tuleb teha, on see tagumine paneel ära tõmmata, siia 3 AA patareid sisse panna ja seade ongi töövalmis, nii et ma panen need patareid sisse, vaatame, kas töötab. Ja nagu näha, siis praegu ta näitabki, et ppm tase siin toas mul on õnneks 0. Ma hiljem siin videos proovin ka näidata, kuidas reaalajas need numbrid siin muutuma hakkavad. Ehk siis teeme väikse katsetuse. Ja patareisid tuleks sellel anduril vahetada umbes iga 3 aasta tagant. Ja nii selle kui ka enamus teiste andurite eluiga on umbes 10 aastat. Järgmiseks samuti LED-ekraaniga CO andur EI Electronicsi poolt. Üldiselt ma ütleks, et kogu selle seadme funktsioon on väga sarnane eelmisele seadmele. Ainuke märkimisväärne erinevus tegelikult on see, et sellel seadmel on ka mälu olemas. Ehk siis, kui sa lähed kodust ära ja tuled hiljem tagasi, siis sa saad näha, mis oli viimase 24 tunni jooksul kõige suurem kontsentratsiooni hulk. Ja rohkem mul midagi muud selle kohta lisada ei olegi, nii et lähme edasi. Järgmiseks on meil Satelli DG1 mudel, mis on integreeritav kõikidesse turvakeskustesse. Pakist välja võttes jääb kindlasti silma, et ta on päris pisikene ja kuna sellel seadmel on ainult 1 funktsioon, siis on ta ka väga madala voolu tarbimisega. Selle seadmega tuleb tegelikult arvesse võtta, et tema ühendamine olemasoleva valvekeskusega nõuab natukene juhtmetega mängimist. Seega, kui oled ise tehnikataiplik inimene või on sul keegi professionaal appi kutsuda, siis ei tohiks probleeme tulla. Aga kui tunned, et tehnikavaldkond ei ole just sinule, siis tõenäoliselt nõuab selle seadistamine natukene nuputamist. Ja viimaseks ongi meil Eldase Fumerex ehk 2-1 suitsu ja vingugaasi andur.
peale selle, et see on 2 ühes suitsuandur, on tal ka teiste ees veel üks väga hea eelis ja see on, et see seade saadab hoiatusi ja häireid ka SMS-i kaudu. Ehk siis selle anduri tagumisele paneelile saad ühendada või panna oma SIM-kaardi ja seejärel saad selle anduri näiteks oma mobiilinumbriga ära ühendada, et ta saaks sulle saata häireid ja teavitusi, kui on tarvis. Mulle meeldib selle seadme puhul väga see, kui lihtsasti arusaadav selle kasutusjuhend on. Et kasutusjuhendid on põhimõtteliselt siia peale kleebitud numbritega või tähtedega tegelikult ära märgistatud loogilises järjekorras. Ja ma ei usu, et keegi sellega hätta jääks. Kokkuvõtvalt, kui valida endale vingugaasi andurit, siis küsi endalt mõned küsimused. Näiteks, kas sa soovid, et sul oleks nii suitsuandur kui ka vingugaasi andur ühes tükis ehk 2 ühes andur, nagu näiteks LDC Fumerex. Ja kas sa tahad pigem eraldiseisvat vingugaasi andurit või soovid sa seda integreerida oma olemasolevasse turvasüsteemi. Siinkohal pea meeles, et eraldiseisvat CO andurit on kordades lihtsam seadistada. Enamasti nad on töövalmis kohe, kui oled patareid sisse pannud ja mingit juhet kuskile ühendama ei pea. Ja nagu paljudes asjades, siis kokkuvõttes teed ikka oma otsuse oma maitse järgi. Ja loomulikult on kõikide siin videos näidatud andurite link ka video kirjelduses olemas, et soovi korral saaksid ise lähemalt uurida. Nii, aga lõpetuseks teeme ühe huvitava katse ja vaatame, kas ja kuidas me saame reaalajas siis seda vingugaasi taset jälgida. Sinu enda turvalisuse huvides ütlen kohe ära, et ära seda kodus järele proovi. Nii, katse jaoks läheb meil siis vaja loomulikult andurit. Meil läheb vaja ka ühte viiruki pulka, mille ma lõikan kohe väiksemaks. Ja siis veel oleks vaja mingit näiteks kaussi või mingit sellist kaant läbipaistvat, et me saaks selle siia peale asetada, et me näeks kogu selle kontsentratsiooni mõju võimalikult kiiresti, sest muidu, kuna siin toas on liiga palju õhku, siis me ei näe seda tulemust. Nii, ma lõikasin nüüd viiruki väiksemaks ja ma panen selle viiruki alusele ja asetan ta siia kõrvale. Ja nüüd ei jää muud üle, kui et paneme viiruki põlema ja paneme sellele kaane peale. Nii, ma nüüd zoomisin natukene lähemale, et oleks ilusti neid numbreid näha ja nüüd ei jää muud üle, kui et ootame natukene ja vaatame, kas hakkab tööle. Nii, ja nüüd juba hakkame nägema, kuidas need numbrid hakkavad tõusma. Siin praegu 34, 43 ja tegelikult, kui ta nüüd jääks umbes siia 30-40 kanti 8 tunniks, siis tegelikult see seade hakkaks juba häiret andma. Siit eestikeelsest kasutusjuhendist on näha ka, et mis on need alarmi aktiveerimiseks vajalikud CO tasemed. Vot ja selline nägi välja meie tänane video ja meie väikene katsetus. Loodan, et sulle meeldis, aitäh vaatamast ja järgmise korrani!